sulle ühest asjast rääkida. Jaa, mida? Vaata, Kärt, ma sain tööd ühes arheoloogia uuringute projektis, aga see koht, kus seda projekti läbi viiakse, asub päris kaugel. Ja ühtlasi see tähendab, et mina, ema, vanaisa ja sina kolime sinna mõneks ajaks elama. Kuhu me siis kolime? Lihavõtte saarele. Nalja teed või? Kas selline saar on päriselt olemas? Loomulikult on. Tule, ma näitan sulle. Näe, siin on maailmakaart. Siin on Austraalia, Aasia, Euroopa, Ameerika ja näe, siin on see pisike saar Vaikses ookeanis. Sinna me lähemegi. Aga miks sellel saarel selline nimi on? Sellepärast, et see saar avastati hollandlaste poolt just esimesel lihavõttepühal, mitusada aastat tagasi. See saar paistab päris tilluke. See ongi väga väike, Muhumaast veelgi pisem ja seal elab alla 4000 inimese. Nii vähe? Seal on üks bensiinijaam, üks lennujaam, üks haigla, ilus valge liivaga rand ja kool, kus sa saad hispaania ja sealset kohalikku keelt õppida. Veel on seal suured kivikujud, mida keegi ei tea täpselt ehitanud olevat. Aga sa näed seda kõike varsti ise. Aga kus me elama hakkame? Näe, me üürime sellise ilusa punase katusega maja. Kas seal saarel on külm või soe? Seal on kogu aeg üpris soe, tuuline ja aeg-ajalt saab tugevat vihma. Seal saab kala püüda, ratsutada. Vanaisa saaks siis äkki endale päris kalapüügipaadi, ta on seda alati igatsenud. Millal me ära kolime? Varsti, Kärt, mõne nädala pärast. Ma lähen ütlen vanaisale ka.